Tere tulemast podcasti Inspireerivad raamatud. Mina olen Triin Sooäär ning see podcast valmib noorte infoportaali Teeviit eestvedamisel ning on toetatud Euroopa Komisjoni poolt ellu kutsutud Euroopa noorteaasta tegevustest. Kui sa veel ei tea, mis on noorte infoportaal Teeviit, siis tegemist on Haridus- ja Noorteameti ehk Harno hallatava infokanali ja teenusega noortele. Ja tänases episoodis olemegi jõudnud punkti, kus me räägime heaolust, sest et käes on sügis. Sügisene aeg on hästi tuntud raamatute, kamina, vorsti ka glögi poolest, aga meiega stuudios on kaks väga inspireerivalt põnevat isiksust. Neid ühendab asi, et nad mõlemad on välja andnud raamatu, ehk siis Marilyn Jurman, näitleja, joogatreener, kirjanik ja Helle Õitspuu, õpilane ja samuti kirjaniku tiitlit juba omav. Aga kas te natuke sooviksite ka ennast tutvustada? Natuke lähemalt, mis teid tõi raamatute juurde? Mina tegelikult panin selle kirjaniku tiitli sinna ikkagi väga nagu ettevaatlikult, sest ma sain aru, et me räägime raamatutest, muidu mina ennast ei julge küll kirjanikuks nimetada, et ma luban selle tiitli täitsa kõrvalistujale. Jah. No ma ka ei tea, kas päris kirjanik. Ma väga tahaksin olla kirjanik, aga ma praegu ütleks pigem, et kirjutaja. Ja see on nii huvitav, et tavaliselt, kui ma räägin enda vanuste luuletajatega, siis nad ütlevad, et kui ma olin 5-aastane juba, siis ma tegin mingi selliseid ja selliseid, aga ma hakkasin reaalselt 2 aastat tagasi alles kirjutama ja ma mõtlen, et kuidas ma nii hilja aru sain, et see minu asi on. Aga jaa, väga meeldib sõnade kaudu väljendada kõike ja lugeda ja olen see inimene, kes ütleb iga päev, et tahaks rohkem lugeda. Aga paljudel on vist probleeme sellega, et võtta see aeg päriselt. Sa oled välja andnud siis luuleraamatud? Jaa, 1 luuleraamatu. Kas ma võin oma elu esimese luuletuse sulle lugeda ette? Jaa. Mina kirjutasin ka esimese luuletuse kusjuures algklassides. See on väga ilus. Selle nimi on Tissid. Wow. Ja see kõlab nõnda. Tissid on see naise ilu. Poisid nii vist mõtlevad. Kas siis poiste ilu-tilu või on kõik need mõtted totrad? Naised, katke oma tissid, muidu poiss see püksi pissib. Oi. Ja see ma arvan, et see oli 4. klassis. Kui ma selle kirjutasin, ma olin väga uhke enda üle ja sealt sai minu kirjutamis- ja luule huvi alguse, sest et raamatute juurde tõid mind luuleraamatud kindlasti. Ma lugesin kõigepealt hästi palju luuleraamatuid enne, kui ma ikkagi lugesin romaane ka, aga enamasti luuleraamatuid ja siis hiljem kuidagi avastasin ka sellise teaduskirjanduse. Aga milline romaan sul siiani meeles on sellest ajast, kui sa lugema hakkasid? Kadri Kasuema. Oh. Et seda ma lugesin niimoodi, et ma lugesin selle läbi, ma olin ka ilmselt, ikkagi varateismeline. Ja ma lugesin selle läbi ja siis ma, ilmselgelt, kes seda lugenud on, teavad, et see on päris siuke nutukas. Siis ma nutsin rämedalt ja siis ma otsustasin, et ma loen seda Kasuema osa ikkagi uuesti veel. Siis ma lugesin Kasuema veel, aga siis põhimõtteliselt kuni täisealisene saamiseni ma lugesin Kasuema viimast peatükki lihtsalt korduvalt uuesti. Et mitte isegi tervet raamatut, vaid lihtsalt seda viimast peatükki, kui ma tundsin, ma tahaks natuke nutta. Ma lugesin selle läbi, sai nutta ja see oli jälle hea olla. Vähemalt töötas ja sai emotsioonid välja endast. Hella, kuidas sinuga? Kuidas see raamatute lugemine kõik alguse sai, kui sa 2 aastat tagasi hakkasid kirjutama? No mu isale väga meeldis raamatukogus käia või meeldib ja siis oligi selline hästi suur hunnik raamatuid ja see on tegelikult, see on huvitav mõelda ka sellest, et esimesed väga palju aastaid valiski mu isa mulle raamatuid, aga mul ei olnud midagi kurta selle üle ja väiksena ma mäletan, et üks parimaid raamatuid või üks esimesi parimaid raamatuid oli Onu Heino eksis ära või midagi sellist. See oli luulevormis. Ja siis ma lugesingi hästi palju noortekirjandust, aga
põhikooli lõpupoole see lugemine kadus minust ja ma mõtlesin ka, et nii nõme kohustuslik kirjandus, et isegi selline aeg oli minul, aga siis ma avastasin selle jälle umbes gümnaasiumi ajal. Kuidas see avastus tagasi tuli sinuni, et kui vahepeal kadus ära, aga nüüd justkui gümnaasiumi hetkel tuli tagasi, et mis seda justkui aitas kannustada? See on tõesti huvitav küsimus. Ma ei mäleta, kuidas see alguse sai või tegelikult ikka kirjanduse tunnist mõnes mõttes, sest et 9. klassis mul oli uus õpetaja ja ma rääkisin küll, et nagu nõme ja ei jaksa, aga tegelikult ma sain aru, et mulle väga meeldib. Siis me lugesime Vanamees ja meri ja mis veel? No Kuristik rukkis ja sellised, mis mulle tegelikult väga ei meeldinud, aga ikkagi. Ja siis ma... Sulle ei meeldinud Kuristik rukkis? Siis ei meeldinud, jah. Aga see on selline poiste raamat, ma mäletan, et mulle see ka ei meeldinud. Kõik kiitsid ja siis ma olin ühte poissi armunud 8. või 9. klassis, kes, ma ei tea, kuidas ma sain kätte tema mingisuguse asja, kuhu ta oli kirjutanud, et ta lemmikraamat on Kuristik rukkis. Ja siis ma lugesin selle läbi, sest see oli ta lemmikraamat. Nüüd ta ilmselt tundis ennast ära. Tšau. Aga mulle üldse ei meeldinud ja siis ma pidin teesklema, et see meeldib mulle, sest et mulle meeldis see poiss ja siis ma pidin taga rääkima, et tõesti väga hea raamat, aga mulle ka ei meeldinud. Kuidagi nagu tüdrukutele, seal on samastumist, aga just sellise noorusega samastumist, aga ma ikkagi arvan, et teismeline on teismeline, aga poisid tüdrukud on ikkagi natukene erinevad. Ja seda tekib palju. Meil oli ka Kuristik rukkis, oli äkki 8.-9. klass ja poistele väga meeldis. Nemad lugesid seda, see oli just ainus raamat, mis neil silma särama pani peale selle Sass Enno, mina olin siin või 0 punkti. Aga siis ise mõtlesid küll, kui lugesid, et mille jaoks või kelle jaoks, et selles mõttes hästi siuke huvitav kuidagi oli. Aga raamatutest nüüd me teame, kuidas te enam-vähem lugema hakkasite või millal, aga kes on olnud teie eeskujudeks üldse, sest kui me nüüd hakkame sinna heaolu tuumani minema, siis tihti inimestel on mingisugused eeskujud või majakad, kelle poole nad liiguvad. Nagu elus üldse eeskuju või? Just. Sa võid vastata. Ei, ma ei tea, ma ei ole kunagi mõelnud, et mingi ühe isiku iidoliks võtmine oleks päris tervislik asi, mida teha. Aga ma arvan, et kõik luuletajad inspireerivad mind või kui ma räägin kirjandusest, aga tegelikult ma mõtlen sellele väitele, et kas see on tõsi, aga ma tahaks öelda, et kõik inimesed, sest et mulle nii meeldib kõndida tänaval ja sõita bussis ja vaadata kõiki ja ükskõik, mida nad teevad, siis see on ikka kuidagi huvitav. Ja see sõna eeskuju võib-olla on selline kummaline sõna, et inspiratsioon on nagu toredam sõna, et ma olen suur fännaja ja ma olen, fännan küll väga palju loomeinimesi ja ka meeldib vaadata lihtsalt inimesi tänaval, aga nad inspireerivad, aga mida tähendab eeskuju, et ma peaks kõigepealt kuidagi me peaks pikemalt rääkima sellest sõnast üldse, et mida see tähendab, et keegi on mulle eeskujuks, et... Ja see eeldaks, et me tahame mingit moodi olla, aga ma ei tea otseselt, milline ma tahaks olla või nagu ma tahaks olla selline, nagu ma olen. Hea võib-olla mõte on see, et minu eeskuju on nii-öelda minu eilne mina, selles suhtes, et ma alati tean, et kes ma olin eile ja see on minu eeskuju mingil määral, et missugune olla täna, aga et kas on nagu kõrvalt mingit eeskuju pigem erinevates aspektides, erinevates situatsioonides, et seesama Doris Kareva kindlasti, et väga palju võis eeskuju mulle anda, kui ma luuletusi kirjutasin, kaasa arvatud mu elu esimene luuletus, aga samal ajal kui ma ütleks, et kes on mu eeskuju, ma ei tea, lavastajana, et siis ma pean hoopis teisest kohast seda jälle vaatama. Aga see on hästi hea, et te selle perspektiivi sisse tõite, sest põhjus, miks ma selle küsimusega küsisin, oli see, et lõpmatutes paljudes artiklites, mis noortele kirjutatakse, on see eeskuju teema.
ja hiljuti oli hästi huvitav diskussioon ühe noorega, et mis asi on see eeskuju siis lõpuks. Et kas ta on sul ees olev kuju, et kas sa pead tast üle astuma, mööda astuma ja kõrvale põiklema, et kes see eeskuju lõpuks on. Ja selles mõttes ma olen hästi õnnelik, et selle podcasti nimi on ka inspireerivad raamatud, mitte eeskujulikud raamatud. Nii et läheneme nüüd selle nurga alt, et mis teid inspireerib üldse looma ja olema. Ma korra veel tahan öelda, et sa oled nii toreda asja lihtsalt tõid sisse, et nagu eeskuju kui tüvi sõnale eeskujulik ja eeskujulik minu jaoks ei oma sellist positiivset tähendust. Mitte, et oleks negatiivne tähendus, aga ta natukene vahel võrdub minu jaoks sõnaga võlts, sest et eeskujulik ei pruugi tähendada autentset inimest, vaid kedagi, kes järgib kedagi teist või kellegi teise soovitust, et olla mingisugune, mis temalt oodatakse, mitte kes ta ise on, et väga-väga põnev. Nii, mis su küsimus oli? Inspireerivad? Jaa, mis inspireerivad teid üldse looma, olema? Siuksed väiksed killukesed, mis selle heaolu kokku toovad? Inimesed kindlasti, nagu sa ütlesid. Ja. No kõigest võib kirjutada. Aga mis inspireerib seda, et töökapil on raamat ja nüüd see kätte võtta ja lugeda? Mis on see inspireeriv aspekt? Mul tihti on see, et kui see raamat on selline, et ta ei edene edasi, siis ma pigem võtan teise raamatu ja hiljem tulen ta juurde tagasi. Aga mingisuguste raamatutega on see, et sa ei saa ennem magama jääda, kui see on loetud. Mul oli Marilyn Jurmani teosega niimoodi, et võtsin ta raamatukogust, mõtlesin, et noorte kirjandus, mis seal ikka loen ära paari õhtuga, ja siis ma istusin seal ikka 3 tundi, lugesin öösel kella 3 ja sai loetud ja siis ma ei suutnud magama enam jääda. Seda ma ei planeerinud, et tund ära võtta. Et selles mõttes kuidagi hästi huvitav, kuidas mingisugused raamatud justkui inspireerivad ka veel pärast üleval olema ja mõtlema teemade peale. No see võikski olla, on ju raamatute üks eesmärk. Ma tahaks loota, et ta inspireerib mõtlema edasi kuidagi millestki või tagasi. Mulle meeldis tobe näide, aga üks TikToki video. Ja seal oli selline asi, tegelikult see oli pikem, aga et kui sa tunned, et sul ei ole väga palju inspiratsiooni, et siis loe midagi. Ja kui sa tunned, et sul on, kui sul on vaja inspiratsiooni, siis loe, ja kui su sees on palju inspiratsiooni, siis kirjuta. See oli kuidagi teistmoodi öeldud, aga võib-olla oli see mõtetega öeldud, et sama kehtib, aga mulle hästi meeldis see, sest et minu arust see täpselt nii ongi, et kui ma tunnen, et ma olen nagu tühi, mul ei ole midagi anda, ma võib-olla olen kuidagi kas väsinud või ületöötanud või lihtsalt näiteks pikk päev on, ma olen loenguid andnud või midagi sellist, et siis on hästi hea võtta kätte raamat ja seda lugeda. Aga samal ajal mõnikord, kui ma olen jällegi pikalt üksi olnud ja võib-olla juba käinud teatris, kuulanud raadiot, kuulanud muusikat, hästi palju infot on minusse igalt poolt tulnud, et siis ma tunnen, et nüüd on see vajadus, et see inspiratsioon kirjutada. Aga mis asjad need on? Need igasugused kunstivormid ikkagi. Nii et kunst on selles mõttes ikkagi oluline ja justkui täidab mingisuguse tühimiku või annab selle energia boost'i justkui, et tihti ei pea jooma energiajooki, et energiat saada. Ei, mitte kunagi. Mul ausalt on kohvitass praegu laual, lihtsalt ütlen ära, et oleks nagu öeldud. Aus piltidelt ei näe, et ja seda tunne, see on üks tunne, mis ma otsin taga lugedes, et sa loed ja lihtsalt pead panema raamatu korraks alla ja vaatama kuhugi kaugusesse ja mõtlema, et vau. Ja siis üle lugema ja siis mõtlema jälle ja niimoodi. Mis teis üldse loob heaolu? Või mis asi on teie jaoks? Alustame sellest, mis on heaolu üldse. Kas see on see, et sul on kogu aeg hea olla? Meil oli Hellaga hästi armas vestlus sel teemal, kui ma ta siia saatesse kutsusin, et tegelikult ju heaolu on see protsess kõige juures. Või kuidas teie seda enda jaoks mõtestate? Inglise keeles siis sõna wellness või? Jah, täpselt nii. Ja mulle endale tundub, et need inglisekeelsed, eestikeelsed sõnad, et me tõlgime neid, aga
aga keel ikkagi on nii suur, keel ja kultuur määrab nii palju, kuidas me tegelikult mingit sõna tõlgendame ja minu jaoks sõna wellness ja heaolu on natukene erinevad. Et wellnessi all kuidagi minu jaoks on alati tulnud see ikkagi selline tervislik eluviis, vaimne tervis, füüsiline tervis ja selline, kuidas iseenda eest hoolitsemine. Heaolu nagu võiks ka hõlmata neid asju, et ma hoolitsen oma vaimse tervise eest, oma füüsilise tervise eest, aga sõnas heaolu eesti keeles on minu jaoks midagi veel. Aga ma nüüd pean natuke mõtlema, mis see midagi veel on. Hella saab seni täiendada oma mõtetega. Nagu me kohe lingvistikasse lähme, siis on nagu hea olla. Jah, väga hea tihti. Kui ma mõtlen heaolule, siis minu arust on mul hea siis, kui ma suudan toime tulla nagu ükskõik millega, mitte siis, kui mul juhtuvad ainult head asjad. Aga seda ei ole alati lihtne saavutada, sest see sõltub nii paljudest asjadest. Võib-olla seal, mulle see lingvistika alati meeldib, eriti just niimoodi tõlkekirjanduses, et mul meeldib lugeda raamatuid ka 2 keeles, et tihtilugu ma loen ühes keeles ära ja siis teises või siis alustan ühes ja siis otsustan mingi hetk, et nüüd ma kolin kas inglise või eesti keele peale üle, et see ei ole alati, ei pea alati olema originaalkeel, et ma ikkagi kuidagi valib, mõni tõlge on väga-väga hästi tehtud ja mulle täitsa meeldib lugeda. Aga kui ma lähen nagu sinna, siis sõna, jälle ma tulen see wellness, et well on justkui nagu, et ma olen terve. Well, are you well? Kas sul on hästi või terve? Et ma tunnen ennast well. Aga eesti keeles hea ei tähenda sama, et eestikeelne sõna hea hõlmab minu arust ka sõna lahkus enda sees, et see on nagu kind, kui sa tõlgiks kind, see on lahke, aga kind, et ma olen ka kellegi vastu hea, ma olen iseenda vastu hea ja võib-olla see on see lisaaspekt, mida nagu ma selles sõnas näen, et see ei ole lihtsalt nagu tervislik, see ei ole lihtsalt, et ma hoian oma vaimset tervist, füüsilist tervist ja vaimse tervise hoidmine on ka ju, ma olen hea enda vastu, aga just see, et ma olen hea, see tähendab nagu nii palju rohkemat ja et ma luban endal olla hea, et see tähendab nagu nii palju rohkem kui lihtsalt tervis. Tervis on ka seal, aga vahel see võib olla tõepoolest, et ka millegi nagu tegemata jätmine või vastupidi millegi, mis ei ole tervislik tegemine, aga wellnessi alla justkui, et ma teen midagi, mis ei ole tervislik, ei saaks kunagi kuuluda. Aga heaolu all võib vahel olla, et minu heaolu vajas seda, et ma täna öösel lugesin kella 3-ni Marilyn Jormani raamatut ja siis ma nutsin 3 tundi järjest ja siis ma ei saanud kooli järgmine päev minna. Ei ole väga wellness, aga ma olin justkui hea enda vastu mingis mõttes. See lahkus on täpselt see, mis ma üritasin öelda, mis sa rääkisid, et ongi nagu mitte heaolu ei ole see, et tead, mis tunduvad õiged, vaid see, mis päriselt või nagu et ükskõik, mis ma teen ja kui nii-öelda halvasti läks, tundub, et läks halvasti ja tegin valesti ja bla bla bla, siis tegelikult ikkagi jääda endale heaks. Just. Yeah. Väga hästi kokku võetud ja just see iseendale heaks jäämine. Väga ilus väljend, see võib kui sa ise ei kirjuta, siis ma võtan selle tsitaadi. Ja see on väga hea tsitaat, mis selle võib-olla heaolu mõtte kokku võtab, aga nüüd me saame asuda võib-olla natuke rohkem raamatute juurde ja ma ütleks, et tänane episood on selles mõttes huvitav, et siin laua peal, kui me salvestame, on hetkel lausa 6 raamatut. Ma võtsin endama ka kaasa. Jah, aga võib-olla natuke kõigepealt, kuna ma saan aru, et Hella on samuti Marilyni raamatut lugenud ja õigemini sellest ma kuulsin siis, kui mu endine klassiõde, kelle käest ma Hella kontakti sain, ütles, et küsisin, et huvitav, et kui ma ta Jurmaniga kutsuksin, et kas ta nagu tahaks, või selles mõttes, et kas nad nagu ühtiks ja siis ta ütles, et ta on nii suur fänn, et ta kindlasti tahab tulla. Ja siis ma jäin mõtlema, et päris huvitav võiks olla korra arutleda selle
raamatu teemal niimoodi, et kui me kõik oleme seda nii-öelda, üks on kirjutanud ja teised 2 on lugenud. Ma olen ka seda lugenud. Oled jah? Suurepärane. Et kus see kõik üldse alguse sai ja see kõik ei on ei suhtumine ja kõik? Minu käest küsid, jah? Just. No, nii. Kumb siis? Raamat või ei on ei? Kumb sai kust alguse? Võtame raamatu. No raamat sai tegelikult alguse ikkagi nii, et ma olen eluaeg kirjutanud. Ma olen kirjutanud luuletusi eluaeg, aga olen kirjutanud päris palju laulusõnu erinevatele artistidele, mitu plaati välja andnud. Et selline nagu verbaalne väljendamine on olnud osa minu elust kogu aeg ja ka kirjalik siis väljendamine. Ja see, et ma raamatu kirjutan, seda ma olen ka eluaeg teadnud ja ma olen mõnes mõttes ka eluaeg selle nimel töötanud, et pannud ideid kirja ja mul on kõik failid ja folderid ja node'id ja väiksed märkmikud ja nii edasi, mis on siis täis igasuguseid mõtteid. Aga lisaks olen ma ka eluaeg kirjutanud, või eluaeg 9. eluaastast peale kirjutanud pidanud päevikut, mida ma siis, mitte nüüd just iga õhtu, aga ikkagi mõned korrad nädalas ja vahel iga õhtu, mõnikord paar kuud vahet olen täitnud. Ja natukene see päevik, ma arvan, kui ma seda kirjutama hakkasin, eks ma teadsin, et lihtsalt on tore kirjutada päevikut, aga teisalt ma arvan, et mingi osa minust teadis ka seda, et ma teen seda sellepärast, et kunagi võib olla seda materjali kuskil kasutada, kui ma olen täiskasvanud. Ja need päevikud on mul ka kogu aeg alles olnud tänu sellele. Ja siis ma üks hetk nagu otsustasin, et okei, et ma nüüd siis alustan, et võtan selle arvutis selle esimese lehe lahti ja hakkan kirjutama. Ja võtsin oma selle siis 14-aastaselt kirjutatud päeviku kätte ja ma hakkasin seda sirvima lihtsalt alguses, et mis siin on. Siis hakkasin kuidagi algusest lugema, et mis seal päevikus siis kirjas on. Ja kuna ma alustasin selle konkreetse päeviku, mida ma siis praegu silmas pean, kuna neid on ju palju, kirjutamist 12-aastaselt, siis ma lugesin ja kõik see, mis seal on 12 kuni 13 umbes, see on selline kergelt öelda, nagu lapse jutt natukene, kui nii võib öelda, aga tubli pingutus. Aga ikkagi tore. Ja siis kuskil täpselt poole peal käib selline klõks, nagu nii märgatav käekirja muutus. Nagu kurjast vaimust vaevatud, aga nagu tõesti nagu keegi teine oleks järsku hakanud kirjutama, et ühel leheküljel on üks Marilyn ja ma keeran lehte ja teisel leheküljel on täiesti teine inimene. Et kõik need sissekanded muutusid kardinaalselt ja ainus asi, mis siis eristab neid 2 asja, seda kergelt öelda, lapsemeelset tütarlast Marilyni ja siis seda kurjast vaimust vaevatud Marilyni on see, et selle ühe lehekülje peal, mis seal poolte vahel on mul suurelt trükitähtedega kirjas, et täna mul hakkasid päevad. Oh. Ja see oli minu jaoks nii veider, et ma vaatan, et see on seal kirjas 17. september 1999. Te ei olnud ilmselt keegi sündinud siis veel. Veel ei olnud. Ja ma vaatan seda ja siis ma keeran lehte, kuidas see võimalik on. Et lihtsalt see üks sündmus, see üks nii-öelda naiseks saamise või puberteedi alguse justkui nagu verstapost. Ja kõik on teistmoodi, kõik minu emotsioonid, see, kuidas ma väljendan, sissekannete pikkuse, tihedus, ma hakkasin iga päev kirjutama, kui enne kõik olid lihtsalt klassikaaslaste ja sõpradega mingisugused, ma ei tea, kes narris keda, ja see narrimine oli ka selline, ma ei tea, kes seda sai nii päris tõlgendada, võib-olla sai, võib-olla ei saanud,
aga siis järsku hakkab nagu mingi eluvalu pihta nagu mingi täiesti painaja, no ongi kurjast vaimust vaevatud. Ja kõik see, kuidas ma tõlgendan maailma noh, nii dramaatiliselt ja nii sügavalt ja kõige veidram selle asja juures on see, et see ei ole väga erinev sellest, kuidas ma praegu ennast väljendan. Ma lihtsalt olen kõvasti ratsionaalsem ja ma saan nagu aru, et asjadel on algus, asjadel on lõpp, asjad ei ole jäävad, et ma tean neid asju. Aga siis ma lihtsalt neid asju ei teadnud, seega kõik asjad tundusid nagu lõpmatult pikad, igavesti kestvad. Aga see, kuidas ma kirjutan nendest asjadest, kõik see sügav nagu läbielamine, kuigi väga-väga palju korraga, aga see väljendus ei ole erinev sellest, kuidas ma kirjutan täna. Ja siis mul tuli selline mõte, et ma kirjutan raamatu, mis on fiktsioon, mis on välja mõeldud lugu, mida ei ole tegelikult juhtunud, mis ei ole minu lugu, aga ma tahtsin kasutada enda lauseid niimoodi, et ma ei muuda neid üldse, et ma ei proovi neid teha täiskasvanulikumaks või kuidagi korrektsemaks. Et kui ma lugesin ja mulle tundus, et issand, appike nagu piinlik, mida ma siia olen kirja pannud, siis ma lihtsalt sundisin ennast selle lause täiesti muutmata kujul panema ka siia raamatusse kirja. Ja see oli, ma arvan, see minu nagu kõige käivitavam jõud, et mul tekkis see idee, et ma tahaksin proovida kirjutada nagu selle 14-aastase Marilini keeles, aga ma võin öelda, ma vanustasin praegu, aga see natukene vanema Marilini siis oskustega või kogemustega. Ja ma ei tea, kas see oli piisav vastus. See oli väga hästi piisav vastus ja küsiks veel korra sihukese küsimuse ka, et miks sa otsustasid ise kirjastada, mitte võtta mõnda kirjastust, et see teema oli ka mingi hetk õhus ja me oleme siin varasemas episoodis rääkinud ka ühe kirjanikuga, kes ise kirjastab oma raamatuid, et miks sul see otsus tuli? Mul ei ole kirjastuste vastu küll midagi, kohe ütlen ära ja kirjastused on väga toredad ja väga palju teevad suurt tööd ja nii tublid ja väga äge tõlgivad ja teevad igast asju, kujundavad, toetavad, aitavad. Ja mul tegelikult ka oleks see võimalus olnud, tekkinud, et ma osalesin siis noorte romaanide võistlusel. Aga kui ma sealt sain tagasiside, siis see tagasiside oli, öeldigi kohe mulle, et väga vastuoluline, et osadele žüriist väga-väga meeldis ja osade jaoks oli see ikka täiesti ei, et sellist raamatut ei oleks küll pidanud kirjutama. Ja ma olen tundlik inimene ja ilmselt ma kuidagi nagu tunnetasin ära, et ju siis vaata kohe ei kõnetanud, et mis seal ikka, et ega pole hullu, ei peagi kõnetama, aga nad kirjutasid kohe, et aga nemad kirjastusena ikkagi oleksid huvitatud, et seda siis minuga koos võib-olla välja anda. Ja neil oli kohe mitmeid ettepanekuid mulle, et kas ma kaaluksin erinevaid asju, näiteks siis tegelaste vanemaks muutmist, et neile tundus, et see ei ole usutav, et on nii noored tegelased. Et nii noortega ei tohiks nagu juhtuda selliseid asju, nagu siin raamatus juhtub. Ja mõned asjad veel, aga see vist oli mul selline kõige suurem nagu tõuge, sest ma ise nagu, kuna ma võtsin ikkagi palju sündmusi on mul võetud enda teismeeast, ma olen neid küll ümber kirjutanud ja pannud teiste tegelaste külge ja osad on lihtsalt jutud, mida ma kuulsin, mida võib-olla ma tegelikult ei teadnud, kas neid juhtus ja siis ma need kirjutasin päris lugudeks ja nii edasi. Pluss pool vähemalt sellest, mis siin raamatus on, nagu ma mõtlen mitte nii väga tekstid, mõned lausefraasid, seepärast ma ütlesin, et see ei ole nali, et ma võin su tsitaadi ära varastada. Aga nii ei, ma ei võta ausalt, võib-olla. Kirjuta mulle, kui sa avastad, et ma seda kuskil kasutan. Aga pool vähemalt on noorte tüdrukute juhtumised, mida nad mulle Messengeris kirjutasid, et nendega on päriselt juhtunud ja need tüdrukud olid 9–16-aastased. Et nii need vägistamislood, ärakasutamislood, need ei olnud konkreetselt, vähemalt mitte kõik on ju minu lood
või minu nooruspõlves kuuldud kogetud lood, et väga-väga paljud seal oli see telefoniga pildistamise lood ja erinevad olid nagu lood, mida kirjutasid mulle noored tüdrukud. Et ma küll muutsin neid ja tegin neist nagu sellised pikemad sündmused, aga ma tean, et nii noortega juhtuvad sellised asjad. Ja muidugi ma oleks võinud ju kirjastuse inimestega ilusti rääkida, et ei, et ma ikkagi nagu jään endale kindlaks ja nii. Aga ma tegin sellise lükke, et ma hoopis saatsin selle käsikirja oma ühele noorele sugulasele, kes on ise teismeline või siis oli. Ja palusin tal selle läbi lugeda ja ütlesingi, et kuule, ole hea, et lihtsalt täitsa ausalt nagu võid solvata mind, võid nagu nii ausalt kui võimalik lihtsalt ütle mulle, et kas on usutav. Et ainus küsimus, et mis iganes muud ka, aga mind väga huvitab just see, et kas see on usutav, et selline vanus ja need sündmused ja et kas see on nagu, või kas seda on liiga palju ja seda mulle öeldi ka, et liiga palju asju. Kas see on nagu loogiline, et 1 aasta jooksul võib juhtuda nii palju asju. Ja siis, kui tema mulle ütles, et kuule, mis asja, et see on nagu üks ühele minu elu, mis sa oled sinna kirja pannud, mitte päris nii, aga väga sarnaselt. Ja ta kasutas veel sellist lauset, et ma olen nii ammu oodanud, et midagi sellist lugeda. Ja siis see nii puudutas mu südant, et ma lihtsalt otsustasin, et ma ei hakka üldse seda teed minema, kus ma hakkan kellegagi nagu põrgatama edasi-tagasi, et mida muuta, mida mitte, et kuna mul oli see idee algusest peale, et ma tahan kasutada oma 14-aastase Marilini sõnu, siis ma juba sain aru, et läbi kirjastuse tekib toimetaja, kes võib-olla tahab muuta midagi, teha seda kuidagi kirjanduslikumaks, kunstilisemaks. Ja ma ei tahtnud, et see juhtuks ja siis ma võtsin ise endale toimetaja, kellele ma ka keeletoimetaja lihtsalt, kellele ma ütlesingi, et ma ei taha midagi muuta, aga mul on vaja lihtsalt keeletoimetust. Ja nii see läks. Väga huvitav ja siit kõrvalt me saamegi ju kohe sinult küsida kui noorelt lugejalt, et need teemad mind hämmastas, kui kriitikud ütlesid, et liiga palju asju, sest noore elu, ma ütleks, et kuu lõikes on juba selline, et siuke paras Ameerika mäed. Aga kuidas sulle see lugeja perspektiivist tundus ja üldse ise praegu noor olles? Mina mõtlesin väga palju enda väikse õe peale ja ma mäletan, et mul kohe tekkis tunne, et tahaks temaga kõigest sellest rääkida ja näidata talle seda raamatut ja nii, aga mul endal oli ikka võrdlemisi rahulik lapsepõlv, nii et mind üllatas ka see, aga seda ma küll ei arva, et oleks nagu see vanuse asi olnud, kuna seda on nii imelik mõelda, aga ma mäletangi, et ma olin 6. klassis nii vana, nagu ma olin nii suur enda arust. ja et jah, lugege. Sa võid jumala ausalt öelda, et tegelikult mulle üldse ei meeldi. Mul tuli üks asi meelde, mis mulle väga ei meeldinud ja see oli see, et kuna ma tean umbes, millal sa sündinud oled ja kui vana sa oled ja niimoodi, siis minu vaatepildis see raamat oligi nagu toimus 90-ndatel, aga siis tuli see nagu telefon sinna sisse, kuna sa võtsid vaata neid tänapäevasid ka ja siis ma olin nagu oota, mida, siis ei olnud ju telefone. Ja siis see ajas mind segadusse. Oli küll. Nokia 3210. Sellisuruks ei läinud. Ma võisin 3 sõnumit päevas saata. Ema kontrollis. Jaa. Aga kusjuures see oli ka üks asi, mida ma küsisin oma sellelt sukulaselt, et kuule, vaata släng ka üle, et ega ma nagu väga hullu ei pane. Ei, seda ei olnud. Ja siis ma käisin ju bussis kuulamas noori rääkimas ja siis mul oli väike märkmik käes, siis ma lihtsalt istusin niimoodi hästi niimoodi, et ligidale ja siis ma kuulasin, kuidas nad räägivad. Pool juttu on inglise keeles kogu aeg ja siis ma mingi rantima, see oli mingi huvitav sõna oli, mida ma siiamaani ei suutnud meelde jätta, mis oli fleksib. Ja siis ma mäletan, et mul oli juba kõik toimetatud ja ma ütlesin kujundale, et oota, mul on seal üks koht, et vaheta ära, et sinna pane selle, et uhkeldab, pane sinna asemele fleksib. Ja siis ma mõtlesin, yes! Väga hea töö. Hea moment oli see kindlasti. Siis ma kuulsin, nad kasutasid seda, ma läksin koju, kuulge, mida fleksib tähendab? Ma pole õrna aimugi, mis asi see on, mis sõna see on? Ja siis okei, väga hea.
ma ei saa üldse aru, kust see tulnud on ka, sest see ei ole ju nagu venitamisega kuidagi seotud. Aga jah, nii on. Slängi rõõmud ja valud. Aga vaikselt hakkab meie podcasti aeg tiksuma nii-öelda punast, aga see punane üldse ei heiduta meid ja tegelikult laseksin teil, mis te olete kaasa võtnud oma väiksed raamatukesed, lugeda teie jaoks heaolu ühte raamatut väikse lõigu sealt või kas just väikse, aga oleneb, kui suured te valinud olete ja saate seda ka tutvustada. Nii et äkki sa saad alustada, Helle? Üks raamat. Ühe raamatu saad praegu valida ja pärast saate sotsiaalmeediast kõiki teisi ka. Ja sellega oli mul natuke raskusi, sest et Virginia Woolfi selline raamat nagu Orlando on üks minu väga lemmikuid ja ma olen seda 2 korda lugenud ja viimane kord oligi hiljuti, sest ma rääkisin kogu aeg kõigile, et see on nii hea, aga siis ma juba ei mäletanud ka nii täpselt, aga õnneks oli ikka veel sama hea. Nii et ilmselt kõik mu sõbrad on juba kuulnud mu soovitust ja õnneks lugenud ka seda. Aga kuna see peategelane on luuletaja, siis seal oli väga huvitavaid tundeid selle kohta. Ja siin on siis üks asi, mida ta arutles sellest. Siis oli Orlando mõelnud tammele siin künkal ja imestanud. Mis on puul kõige sellega pistmist? Mis on kiitusel ja kuulsusel pistmist luulega? Mis on 7 trükil, raamat oli juba vähemalt nii mitu korda välja antud, pistmist teose väärtusega? Kas polnud luuletamine salatoiming, hääl, mis vastab häälele? Nii et kõik see sädin ja kiitus ja laitus ja kohtumine inimestega, kes sind imetlesid ja kohtumine inimestega, kes sind ei imetlenud, ei sobinud sugugi nähtuse enesega, häälega, mis vastab häälele. Oi, kui sügavmõtteline. Mulle väga isiklikult meeldib lahutada luule millekski, mis on nii-öelda selline mitte praktiline ja ma ei oska midagi lisada, see on piisav. Aitäh! Hästi lisatud ja aitäh sulle jagamast. Marilyn, nüüd on sinu kord. No nüüd on ju see hetk, kus keegi luges midagi ja nüüd on vaja seda pausi, mis enne kirjeldas, et tuleb nagu vaadata sinna kaugusesse ja mõelda ja siis peab uuesti lugema. Jah. Nii, ma võtsin ka mitu raamatut kaasa, sa ütlesid, et ma tutvustan ainult ühte, jah? Olgu, ma valisin hästi pika lõigu, mis tegelikult ei olegi üks lõik, vaid on 4 lõiku. Ja see on okei. No võib-olla lihtsalt ette öeldes, et nagu ma enne ütlesin, et minu selline lugemisarmastus sai alguse, kui ma olin väike, enne teismiga ongi seal 9 ja 10, siis ma lugesin ka põhiliselt ikkagi oma ema soovitatud raamatuid, mis olid siis seal väiksed romaanid, armastuslugu ja seesama Kadri Kasuema ja remarki hästi palju mingil põhjusel. Meil oli kodus palju remarki ja sealt kõik surevad ära kogu aeg. Mõtlesin, vahva. Aga mulle meeldis see ka. Aga siis mingi hetk läksin ma luuletuste peale üle, hakkasin hästi palju luuletusi lugema. Ja need luuletused kuidagi sealt edasi ma üks hetk siis avastasin ikkagi teaduskirjanduse ja jäin nagu seda palju lugema. Ja sellist elulugusid või tõsilugusid ja vähem romaane. Nüüd ma olen jälle hakanud romaane lugema, et ma tegelikult olen romaane. Ma ei ole pikalt lugenud, et see ei ole minu selline esimene valik. Ja minu raamatud on ka siis, nad ei ole romaanid, et nad on pigem sellised mõtisklused, spirituaalsed õpetused, psühholoogia raamatud ja nii edasi ja see on konkreetne on siis 4 kokkulepet inglise keeles ka olemas, aga mul õudselt hea meel, et Pilgrim, väga tore kirjastus, on selle ära tõlkinud eesti keelde. Ja see on siis hästi õhuke, hästi lihtne lugemine, inglise keeles ka väga lihtne lugemine ja ta räägib 4 kokkuleppest
ja need, väga luuleline ka tegelikult, on ju, et sa võid täitsa lugeda. Sa võid lugeda Khalil Gibrani Prohvetit, kui sa ei ole lugenud. No näed, meil kõige siin Hakkab läheb, tulema. me paneme Messengeris üksteist seal, ma ei tea, kas noored on seal või WhatsApp või mis need on ja siis sa võid mulle hakata, me võime üksteise raamatu soovitajateks saada. Jaa. Aga need kokkulepped on, et ole oma sõnades laitmatu, ära võta midagi isiklikult, ära tee oletusi ja anna endast parim. Ja ma valisin igast sellest kokkuleppest piisikese, siis lõigukese, mis võiks nagu natukene võtta kokku, et mis see tähendab ja selle nagu mõte siis võiks olla see sama sõna heaolu, et kuidas sinna heaoluni jõuda. Ja mulle endale tundub, et see võiks kõiki kõnetada ja need tõesti, need 4 kokkulepet on minu arvates heaolu vundament, et kui need on täidetud, kui läbi nende elada ja neid järgida, siis kindlasti olu on heam. aga mis nad tähendavad, et ole oma sõnades laitmatu? Inimühiskonnas on tagarääkimine muutunud peamiseks suhtlusviisiks. Sel moel tunneme end üksteisele lähemal, sest mõnus on näha, et kellelgi teisel on veel nii halvad tunded. Üks vanasõna ütleb, et viletsus tahab seltsi ja põrgu piinades inimesed ei taha üksi kannatada. Planeedi unenäo tähtsad osad on hirm ja kannatused. Just nende 2 abil surub planeedi unenägu meid maadligi. Inimlik tagarääkimine töötab arvutiviiruse põhimõttel. Näiteks asud oma uues klassis uue õpetaja käe all tööle ning ootad seda väga. Enne esimest tundi tuleb sulle vastu keegi, kes on sama kursuse läbi teinud ja hakkab sajatama. See õpetaja on üks igavene tropp. Ainet ta ei valda ja lisaks on ta veel pervert ka, nii et vaata ette. Kohe maid võtad vastu selle isiku sõna ja emotsionaalse koodi, mis tal seda öeldes oli, kui sa ei tea, miks ta sellist juttu sulle rääkis. Vahest oli ta vihane, et ise selles aines hakkama ei saanud või lajatas sulle hirmudel ja eelarvamustel põhineva oletuse näkku. Aga kuna sina oled õppinud infot uskuma nagu laps, siis üks osa sinust usub seda klatši ja nii lähed sa tundi. Kursus muutub sulle vastumeelseks ja loobud sellest. Süüdistad õpetajat, kuid tegelikult on süüdi klatš. Vau, see on üks mu lemmikuid asju elus, et ükskõik mida ma kuulen, nagu mitte kuulda võtta seda. See on nii. Siis sulle meeldib teine kokkulepe ka. Teine on ära võtta midagi isiklikult. Ükskõik mida inimesed teevad, tunnevad, mõtlevad või ütlevad, sina ära võta seda isiklikult. Kui nad ütlevad sulle, kui suurepärane sa oled, ei ütle nad seda sinu pärast. Sa tead isegi, et oled suurepärane. Pole vaja uskuda teisi inimesi, kes sulle räägivad, kui suurepärane sa oled. Ära võta midagi isiklikult. Isegi kui keegi haarab püssi ja sulle pähe tulistab, pole asi sinus. Isegi selliste äärmuste puhul. Oi, kui hea. Pani kuidagi hästi mõtlema üldse nagu laiemalt inimeseks olemise peale. Et mida võtta nagu päriselt ja mida mitte. See on see huvitav koht, mis mulle ka siin hästi meeldib, et me arvame, et ta ütles mulle, et ma olen nõme, et vahet ei ole, mind ei huvita teiste arvamus. Aga et vaadata ka selle poole pealt, et ka see, kui keegi ütleb sulle, et sa oled nii äge, siis see näitab tegelikult selle teise inimese kohta, kui äge tema on, mitte otseselt seda, kui äge mina olen. 3. kokkulepe, 2 veel on ju. Jaa. Ma ei tea, palju meil aega on. Jõuame. Ära tee oletusi. Nii. Kohe tuleb. Millise koha ma sellele panin? Igasuguste suhete puhul võime oletada, et teised teavad meie mõtteid ning meil pole neid vaja välja öelda. Nad teevad, mida me tahame, sest nad tunnevad meid nii hästi. Kui nad ei tee meie tahtmist, kui nad ei tee, mida eeldame, et nad tegema peaksid, siis oleme haavunud ja mõtleme, kuidas sa said niimoodi toimida. Sa oleksid pidanud teadma. Jälle oletame, et teine inimene teab, mida me tahame. Tekib suur draama, sest tegime oletuse ja lisasime sellele kõige
otsa veel portsu oletusi. Inimmeel töötab väga huvitavalt. Meil on vaja kõike õigustada, seletada ja mõista, et tunda end turvaliselt. Meil on tuhandeid vastust vajavaid küsimusi, sest on nii palju asju, mida mõistuse loogika ei suuda seletada. Pole tähtsust, kas vastus on õige, lihtsalt vastus ise annab turvatunde. Seetõttu teemegi oletusi. Taaskord väga hea, sügav ja mõtlema panev. Saad jälle terve öö üleval olla. Täpselt. Ma ütlen sulle viimase ka siis ja viimane on mu tegelikult lemmik endal ja see on siis anna endast alati parim. Ja ma lõpetan siis ühe sellise budistliku jutukesega. Aga ma enne ütlen natukene ette selle, miks see mu lemmik on, see anna endast parim, sellepärast, et me kuuleme seda nii palju, et anna endast parim. Ja selle tõlgendus on tihtilugu see, et see justkui nagu tähendab, et me peame ennast kuidagi ületama. Aga siin raamatus ta räägibki hästi palju just sellest, et meie parim on erinev. Kui me oleme haige, kui me oleme terve, kui meil on hea tuju, kui meil on halb tuju. Ja anna endast alati parim tähendabki seda, et ma jään ise endale alati tegelikult truuks. See sama heaolu siis on ju. Ja see väike jutuke. Oli kord mees, kes tahtis oma kannatused ületada ja läks budistlikusse templisse meistri juurde abi otsima. Ta astus meistri juurde ja küsis. Meister, kui ma mediteerin päevas 4 tundi, kui palju aega kulub mul siis, et kannatused ületada? Meister vaatas teda ja lausus, kui mediteerid päevas 4 tundi, siis vast 10 aasta pärast ületad oma kannatused. Lootes paremaid tulemusi, küsis mees. Meister, aga kui ma 8 tundi päevas mediteerin, kui ruttu siis mul õnnestuks kannatustest vabaneda? Meister vaatas teda ja sõnas. Kui mediteerid 8 tundi päevas, siis juhtub see ehk 20 aasta pärast. Aga miks see siis rohkem aega võtab, kui ma ometi iga päev kauem mediteerin, küsis mees. Meister vastas. Sa ei ole siin, et ohverdada oma rõõmu või elu. Oled siin, et elada, õnnelik olla ja armastada. Kui annaksid oma parima 2 tundi mediteerides, kuid selle asemel kulutad sellele 8 tundi, väsitad end ära, ei saa asjale pihta ega naudi elu. Tee oma parim ja vahest siis õpid, et olenemata sellest, kui kaua sa mediteerid, võid elada, armastada ja õnnelik olla. Nii ilus mõttetere siia lõppu. Ideaalne, aga suur aitäh teile, et tulite siia stuudiosse täna heaolu teemat lahkama, oma mõtteid, kogemusi luuleritu jagama ja mis muud kui ikka kuulajale soovid, et loodetavasti nüüd, kui sa käisid jalutamas, on mõtted selgemad või siis hoopiski kartulid juba keema läinud, kui mõtlesid vahepausiks kuulata. Aga lugemiseni ja aitäh! Aitäh! Suur tänu!